Kõigepealt kasutan korraks võimalust, et astun paremale ja võtan rolli kui Eesti Teatriuurijate Kriitikute Ühenduse esinaine, kes ma veel olen umbes kuu aega ja tahaks väga suur aitäh öelda Anule, Andersile, Mariale, kes on vist lahkunud siis kunstiteadlaste kuraatorite ühingust ja Madlile, Evelinile, kes on vist sätib midagi, ja Liisi ja Aibelile. Et tõesti, see on olnud minu meelest väga huvitav konverents, ma olen väga seda nautinud ja kui Evelin eile ütles, et võiks teha seda iga 50, 15, 20 aasta pärast, et ma ei tea, kas nüüd iga 5 aasta pärast, aga minu meelest oleks nagu mõistlik võib-olla sellist konverentsi mingil hetkel uuesti korrata, ma ei tea, kutsuda veel inimesi juurde teistest valdkondadest, et just seda ühisosa otsida ja kõik need jutud. Et see on minu poolt ametliku osa lõpp. Aga alati on kuidagi konverentsidel niimoodi, et kui sa käid, et siis on alati üks ettekanne, mis mõtled, et kuidas tema sinna sellele konverentsile sattus ja see pole isegi nagu küsimus heast või halvast, et mulle tundub, et täna nagu mina kannan seda rolli, et sellepärast, et ma ei räägi nagu mitte mingitest vahealadest, vaid räägin hästi konkreetsest siis eksperimendist Eesti teatrimaastikul ehk siis sellest Alicia ja kinoteatri eksperimendist ja jällegi, et mul oli alguses mõte, et ma teen hästi teoreetilise ettekande ja näitan, kuidas kõik tema ideed on võimalik siduda retseptsiooniteooriaga, aga kui ma lugesin läbi 207 blogi sissekannet, siis ma ütlen, et ma ei soovita seda teile kodus järgi teha. Et siis mulle tundus, et ma ehitan selle ettekande hoopis teistmoodi üles. Ja mulle tundub, et selline hea sissejuhatus on tegelikult tema enda tsitaat umbes märtsi keskpaigast, kus ta ütleb, et ma arvan, et ei ole suur õnnestumine, kui päriselu on huvitavam kui etendus ja nii enamasti on. Ärme unustage seda ka siin kunstist rääkides. Et kes võib-olla üldse ei ole sellest midagi kuulnud, et siis tõesti tehti siis selline eksperiment, kus Valgast pärit, vene päritolu Alicia Elisabeth Jatjulkova, ma loodan, et ta istub praegu seal teises ruumis ja ei vaata seda ettekannet, aga siis tere. Ma ei ole temaga kunagi isiklikult kohtunud, kes siis aasta jooksul vaatas ära 224 etendust, et sellest on tehtud ka dokumentaalfilm ja tegi sellest 207 blogi sissekannet. Et ma kohe ikkagi korraks küsin, et kes ei ole seda filmi näinud? Väga paljud inimesed. Et kõigepealt ma ütleks, et ma soovitan väga seda filmi vaatama minna, et minu meelest see on väga hea dokumentaalfilm ja väga huvitav oli see, et kohe pärast selle dokumentaalfilmi esilinastus suhteliselt kiiresti Henrik Alla kirjutas Postimehes arvustuse, kus ta ütles, et see film ei räägi mitte midagi Eesti teatrist ega mitte midagi teatri vaatamisest. Mina küll sellega ei nõustu, aga siis ma sain ka aru, et ka mitmed minu sõbrad, kes ei ole üldse teatriga seotud, ütlesid mulle, et see niimoodi on. Nii et mulle tunduski, et äkki ma prooviks siis selle ettekandega öelda midagi teatri ja teatri vaatamise kohta läbi selle, et ma tegelikult kavatsen suhteliselt palju tsiteerida seda Aliciat ennast, aga võib-olla lihtsalt 2 nagu ikkagi teoreetilist mõistet siia alla, et üks on ootushorisont, siis Hans Robert Jauss on üks retseptsiooniteooria nagu suurimaid teoreetikuid, et mina olen ise ka suur retseptsiooniteooria ja publiku uuringute austaja, et siis et meil igal ühel on mingisugune ootushorisont, kui me lähme mingit kunstiteost nii-öelda vastu võtma või kogema ja see on seotud siis 3 asjaga, et üks on žanri tundmine, üks on see, et me teame tuttavate teoste stiile ja teemasid ja 3. on see, et me üldse saame aru, et tegemist on fiktsiooniga või et tegemist on kunstiga, et me nii-öelda tajume seda erinevust. Ja võib-olla oluline mõiste on ka see, et esteetiline distants määrab ära teose esteetilise väärtuse. Et see põhimõtteliselt tähendab seda, et meil on mingisugused eelteadmised, meil on nii-öelda ootushorisont mingisuguse kunstiteose suhtes ja see on meil kõikidel erinev. Ja kui see esteetiline distants on väga väike, siis see kunstiteos tundub meile suhteliselt igav. Ja kui see esteetiline distants on väga suur ja me ei suuda seda üldse vastu võtta, siis täpselt samamoodi, et me ei saa sellest kunstist aru. Ja mulle tundub, et eile oli hea näide, praktiline näide oli Ott Karulin, et need inimeste ootushorisondid olid selle Leedu paviljoni osas nagu erinevad. Et see oligi nagu hea praktiline näide, et kuidas see esteetiline distants lahti seletada. Aga hästi huvitav on see, et kõigepealt me teame, et igasugused uuringud näitavad, et üks esimene asi, mille pärast inimesed teatrisse lähevad, on näitleja. Aga nüüd meil oli äkitselt selline inimene Eesti teatris, kes ei teadnud mitte midagi Eesti näitlejatest. Et ma olen valinud siin tsitaadi, see on juuli algusest, ta on pool aastat teatris käinud, kes ütleb, et
ma läksin piusides täiesti sassi, ma arvasin, et fännasin Priit, aga tuli välja, et see oli Märt Põhjas ja Miljoni vaates. Ega mind ju tegelikult nimed ei ole huvitanud, üldse ma sain alles 3. juulil teada, et neid on 2. Ehk siis, et see on nagu väga huvitav, et tal ei ole nagu üldse mingit teadmist Eesti näitlejatest ja tegelikult näiteks kohe alguses ta läheb vaatama ühte improteatri lavastust, kus teeb kaasa Argo Aadli, kelle kohta ta ütleb, et olen kuulnud, et ta on väga päris hea näitleja ja ta tõesti paistis teiste hulgast silma, aga muidu tundus nagu tavaline inimene. Või siis teine asi, et ta läheb vaatama Vene teatrisse Richard III ja ütleb, et talle tundub, et Richard III vene keel on nagu üsna halb ja kuidagi räägib väga imelikult ja alles hiljem saab ta teada, et Richard III mängib siis Eesti näitleja ehk siis Jaak Prints. Et no, et selles mõttes on see nagu hästi huvitav, et tal puudub igasugune teadmine Eesti, selles mõttes nagu teatrimaastikust. Ja väga huvitav on see, et tundub, et tal on alguses üsna kõrged ootused, ka selline esimene nagu kohe crash on selles mõttes, et ta kõige esimese asjana vaatab Kanuti gildisaalis Neves Soomastit, jah. Ehk siis Ruslan Stepanovi nagu justkui siis nii-öelda etenduskunstiteost, ta paneb kontsakingad jalga ja saab aru, et see on nagu täiesti vale, kuidas peaks minema teatrisse või mis riietega teatrisse. Ja juba veebruari algus ta ütleb, et ma juba tunnen, kuidas ma vist varsti lõpetan eelarvamuste omamist. Et need on nagu 2 sellist tsitaati. Nüüd ma tegelikult kasutangi võimalust, see võib olla mõnedele inimestele võib-olla väga igav, siis ma vabandan, kui te üldse midagi Eesti teatrist ei tea, aga ma kasutan nüüd võimalust lihtsalt tsiteerida Alissi erinevaid blogi sissekandeid ja teha nii-öelda teekond, mille siis nüüd mina olen kokku pannud, et siin kui täna räägiti teekonnast, siis selle Alissia blogi sissekannete põhjal tema teekonna 1. jaanuarist 31. detsembrini Eesti teatris. Et ma loodan, et mingitel inimestel need võib-olla nagu midagi ütlevad, te saate aru nendest lavastuste pealkirjadest, et teised võib-olla saavad jälgida siis seda nii-öelda tema nagu ajalist arengut, aga et ma proovin selle siis teile teha. Ja kuna mulle tundub, et võib-olla see valik nendest tsitaatidest räägib ka midagi minu arvamusest Eesti teatri kohta, et siis ma loen ka need ette, kuigi te neid siin slaididel näete. Jaanuari lõpp. Ma armastan publiku kaasamist, sest see paneb mind nii palju rohkem kaasa mõtleja läbi elama, siis Ice von Krahli teatris. Veebruari algus. Kõige suuremat emotsiooni tekitas kanakoib, mida nad maha pillasid ja siis vastu kappi viskasid. Kahju hakkas. Minu kätes oleks ta leidnud turvalisema paiga, järeldus teatrisse tuleb minna söönuna. Lavastus number 13, Faust, Panemuine. Veebruari algus. Sellise teatri eest ma oleksin nõus maksma. Lavastus number 15, Uureli Kajakas, Ermi teater. Veebruari lõpp. Kindlasti olen ma veel liiga noor, et objektiivselt hinnata selle kunsti lihtsuse võlu. Olen juba märganud, et mulle teatrikülastuste puhul tavaline korralikkus ongi kõige igavam. Tekkis ka küsimus, sest seda on ennegi ette tulnud. Kas nimelt lavastatakse esimene vaatus selline, et teine tunduks päris hea asja? Lavastus number 22. Et ma lihtsalt igaks juhuks ütlen vahele, et need näited, et see ei ole nagu, ma ei ole kuidagi valinud siia teatreid, kes mulle ei meeldi või kes mulle meeldivad, et see lihtsalt on mingisugune valik, mis ma tegin neid 207 blogi sissekannet. Märtsis esimene magama jäämine. Lavastus number 28, Öö kuni kana Vana Baskini teater. Huvitaval kombel meeldisid mulle väga riimuvad tekstid, mida oli ka kogusõna piisavalt tavalise jutu kõrvale. Esimest korda elus tekkis mul lugeda huvi Shakespeare eesti keeles, see on suur saavutus. Lavastus number 31, Richard III, Paide teater. Kaasaegsed, eriti tantsulavastused hakkavad mulle meeldima aina rohkem. Isegi kui ei oska ka paar päeva hiljem sõnastada kogemust, tunnen üsna kindlalt, et miskit ta minu mõtetele lisab. Lavastus number 33, Rebel Body Orchestra, sõltumatu tantsulava. Märts. Kui järele mõelda nüüd kõikidele minu poolt nähtud teatrietendustele, olen ise segaduses. Liiga lihtne ei meeldi, liiga keeruline ei meeldi, liiga palju sõnu ei meeldi, liiga vähe on ka halb. Mulle meeldib tasakaal ja omapära. Lavastus number 34, Dreamworks, Endla. Märts. Teatris käimiseks on vaja olla piisavalt füüsiliselt aktiivne. Sest nii kahju hakkab, kui etendus on nii keskendumist väärt, aga sina oled väsinud istumisest ja tegeled mugava istepoosi leidmisega. Ja aina sipled terve etenduse vältel. Lavastus number 37, Prohvet, must kast. Ikka Märts. Iga kord teel laste etendusel olen täis hirmu, et ees on ootamas tund täis tüütut igavust laval ja tüütut lobisemist publikus. Ent kordagi pole mu hirmud veel tõeks osutunud. Lavastus number 39, Viks ja Koba, Panemuine.
märtsi lõpp. Armastan oma tööd. Lavastus number 40, Emmanueli jälgedes Tartu Uus Teater. Ka märtsi lõpp. Ma ei taha midagi kindlat väita, aga siiani on suuremate teatrimajade külastamised olnud halvemad kogemusi. Eriti need 3-tunnised tundetud passimised. Inimesed chativad telefonides, huumor pole siiras, inimesed on pingutatult viisakad ja seda on nii valus vaadata. Kõik on mööda mingit kindlat ettejoonistatud sirget joont, mis tegelikult kuhu imedamaale välja ei vii. Lavastus number 48, Väikekodanlased Eesti Draamateater. Ikkagi märtsi lõpp. Ma pole veel selgusele jõudnud, kuivõrd mõjutab minu eelnev meeleolu teatrikogemust. Kuid olen märganud, et paar tükki, mis nüüdseks lemmikuks on kujunenud, viivad mu küll teise maailma ja panevad unustama päriselu nende paariks tunniks. Samamoodi Väikekodanlastelt. Aprill. Lugedes nüüd tagantjärele Krati lavastajate intervjuusid, ma armun nende mõtteviisi. Just seda ma pidasingi silmas ja nüüd ma saan täpselt aru, mida mul vaja oli ja millest ma puudust tundsin. Minu ajukene ju kõigega hakkama ei saa. Praegusest võtan vastu kindla otsuse edaspidi tutvuda näidendi kontseptsiooniga ja lavastajate kommentaaridega. Lavastus 51, Tallinna Linnateater. Aprilli lõpp. Iga korra, kui mul vaja aina vähem, et vajadused rahuldatud saaksid. Lavastus number 56, Pipi Pikksup, Vene teater. Aprilli teine pool. Esimest korda jäin ma teatretendusele hiljaks. Väga vähe, 1 minuti võib-olla. Minus elab oletus, et alateadlikult ma tean, mis mulle potentsiaalselt meeldib ja mis mitte. Lavastus number 57, Saade, Eesti Draamateater. Nagu näete, nüüd on hästi pikk paus, siis on oktoobri teine pool. Juhatati mind ruumi, kus juba istus umbes 6 inimest. Surusime kätt ja tutvusime kõik. Ma pole nii õnnelik, mis teatris veel olnud, saab rääkida ja tunda end mugavalt. Appi, see on ju taevalik. Lavastus number 155, Maandatud tõotus, Kanuti gildisaal. Mulle tundub, et ma olen viimasel ajal väga lugupidamatu inimene, sest ma tõepoolest ei oska mõista inimesi, kes elu elamise asemel tahavad teatris käia. Tegelikult asi on muidugi minus, sest nad ju ei tee seda iga päev. Lavastus number 157, John, Tallinna Linnateater. Ka oktoobri teine pool. Ma arvan, et selline teater teeb inimese paremaks inimeseks, sõbralikumaks, lahkemaks, lootustrikkamaks, leebemaks, elurõõmsamaks, andestavamaks, unistavamaks, hoolivamaks. Vähemalt mina nii tundsin. Lavastus number 159, Tütarlaps kuldsest läänest, Rahvusooper Estonia. Oktoobri lõpp. Teate, teele satuvad vahepeal sellised inimesed, kes on jube tüütud, aga neil on jube palju rääkida ja nad räägivad ja räägivad ja räägivad. Sina istud verest tühjaks jooksnud näoga ega püüa enam isegi naeratada, nad räägivad edasi. Sa ei kuula, aga sa ei ole võimeline midagi muud ka mõtlema, sest see sumin on tüütu kui sääsk magama mineku ajal. Lõpuks nad räägivad enam-vähem tühjaks, sa tõmbad kopsud täis värsket õhku ja lähed oma päevaga edasi, aga siis saad aru, et nüüd otsid sa lahendust nende probleemile. Et kõik see tekst on sisestatud sinusse ja ega ta niisama kergelt sealt välja ei lähe. Selline asi võib juhtuda ka etendusega. Lavastus number 160, Keisrihull, Ermi teater. Oktoobri lõpp. Nii naljakas, kuidas siis, kui teatrikogemus meeldib esimesest silmapilgust, hakkama nägema lõputult seoseid oma eluga. Sünkroniseerun ja mõtestan iga detaili. Naljakas, et see on just niipidi. Kui teatrikogemuse esimese 10 minutiga määrab ära, et ma naudingut ei saa, isegi kui ma leian midagi kõnetavat, hakkama sellega oma peas vaidlema ja ümber lükkama. 161, Mineku eel Tallinna Linnateater. November. Meelelahutus pluss kõrge kunst. Nii tore, et koledaid ja kurbasid lugusid saab nii ilusalt, lõbusat ja lootustandvalt jutustada. Veendun aina enam, et nali ja ooper võib maailma päästa. See tõmbas mind täiesti teise maailma, tundsin, kuidas miski sekutab mind umbes miljonist niidikesest igast kehaosast, eriti kuskilt sealt rinnapiirkonnast, hingest. Novembri keskpaik. Psühholoogiline draama, kus põhiliseks psühholoogiliselt mõjuvaks elemendiks on teineteise peale karjumine, on endiselt väsitav. Suhteprobleemide käsitlus on üks ja sama. Mina ei suuda leida endas soovi panustada energialt pühendunud keskendumisse etenduse kaaselamisel, kui ma ei leia värskust, vist kõige enam sõnumis ja selle ettekandmisviisis. Mulle isiklikult ei too enam tulemusi probleemide pealt vaatamine, kui kõnetavad nad ka poleks. Oleme ju kuulnud lõputult lugusid, saanud emotsiooni. Iga korraga tundub mulle see kast aina kitsam, aga normaalsed inimesed ju ei käigi iga päev teatris ja vähem veel kirjutavad arvamusi kõigest. Väikese triip Eesti Draamateatris. Ma olen täisväärtuslik fänn esimest korda oma teatriaasta jooksul. Ma olen õnnelik, see on täpselt see, millest ma olen rääkinud. Kompositsioon minu teatri unistustest.
tore on tunda, et keegi väärtustab midagi väga lähedast minu väärtustele ja nägemustele. Lõpuks olin ma nii liigutatud, et uppusin pisaratesse jälle, ütleks, et õnnest. Mõneti võib-olla sellepärast, et enamus teatrit viib mind masendusse ja paneb kahtlema nii endas kui meie ühiskonnas. Ja siis ma näen, et on veel lootust. Mängime elu. Kaitseala Paide teater. Novembri lõpp. Kas kellelgi on see kollektsioon kõigile tuntud naljadest kuskil ikka kasutuses? Lavastus number 181 Meistrite liiga. Ja siin on lihtsalt, ma toon teile ühe näite, sest ta tundub, et ta lõpus täiesti väsib nendest arvustuste kirjutamisest. Ta ütleb, et tal on alguses antud selline 6 küsimusega nagu ankeet, mida ta võiks täita ja see on nagu siis esimene kord, kui ta seda teeb selle sama Meistrite liiga kohta. Kuidas kirjeldaksid lavastust inimesele, kes pole seda näinud? Igav, ära mine. Mis oli üks meeldejäävaid hetki laval, kui naisel tulid 2 sõbrannat külla, mõlemad samasugused jalkafännid. Sõbrannade tegelaskujud väga meenutasid mulle vene uuaastakomöödia Head Leili 2 sõbrannat. Üks pikk, teine lühike, üks ülbem, teine üritab armas olla. Või need vastandid kasutatakse igal pool ja see kitarri meloodia oli väga armas. Mis tunne või mõte sulle lavastuse juures kõige rohkem kõlama jäi? Kui ma hakkan kunagi lavastama, ma kogun kokku kõik üldtundud naljade kogumikud ja teen kindlaks, et ühtki sealt poleks minu lavastuses. Mis üllatas lavastuse juures kõige rohkem? See, et ka naissoost jalkafännid on psühhopaadid. Mis häiris lavastuse juures? Naljad, näitlemine, tavapärasus, tühjus. Mis jäi arusaamatuks? Miks selline teater üldiselt, aga see mõte on tihti mu peas. Detsembri algus. Muusika, poolpaljad naised ja naer, mida elult veel tahta. Vahel ma olen tegelikult päris kade, et inimesed räägivad laval mingeid lugusid, mis vahepeal on veits naljakad, vahest üritavad olla õpetlikud ja enamasti keskpärased. Ja neid siis fännatakse, seepärast ja makstakse raha ka veel. Lavastus number 188, Kärbsed, point. Mis jäi arusaamatut, et miks, nagu ikka. Lavastus number 193, Poonvere poiste igavene kevade, Rakvere teater. Detsember, ei, see ei ole kogu arvustus, mul on ikka välja võttud, jaa. Detsember, ma olen ka tegelikult varem märganud, aga olen nüüd häbelik avalikult öelda, kui sarnane struktuur ja kui sarnane õige struktuuri mõju ajule võib olla ühel etendusel ja ühel seksuaalvahekorral. Siis detsember. Detsembri keskpaik, esimene kord, kui ma hilinesin etendusele piisavalt, et sisenesin saali peale selle algamist, umbes 10 minutit. Lavastus number 198 ja 27 detsember. See on parim asi, mida ma olen teatris kogenud. Muidugi peab tänama ka mind ennast, et ma oskasin avatud olla sellisele kogemusele, sest kujutan ette, et inimene, kes ei taha väga vastuvõtlik olla, ei kogeks nii palju. See on siis lavastus 205, Hingede öö, G9 Tartu Uusteater. Nüüd järgmisel slaidil oleme siis toonud välja tema lavastuste top 10 ja minu meelest oli väga huvitav, et kui täna Marion rääkis sellest, et tundub, et sellel arvuti ajast või arvutimängude ajastul sündinud põlvkonnal on vajadus sellise teatri järgi, kus teda kuidagi kaasatakse, et siis need 2 esimest lavastust, Hingetöö ja Kaitseala, on tegelikult mõlemad sellist tüüpi lavastused ja minu meelest on iseenesest ka huvitav, et just nende teatrite, ühelt poolt siis Tartu Uue teatri, kuigi Ivar pole seda lavastust teinud, ja Jan Teevet Paide teatrist, et need inimesed on ka täna siin konverentsil, et teiste teatrite inimesi, tegelikult Ugala inimesed on ka, et väga nagu teistest teatritest ei ole ja võib-olla iseenesest on meil lihtsalt selline huvitav, et mulle tundub, et need vahepealsed lavastused on teda kuidagi isiklikult temaatiliselt puudutanud, et see mulle tundub, tuli siit ikkagi ka välja, et kui on mingi teema, mis meid isiklikult puudutab, et see on ka üks põhjus, miks me mingisugust kunsti kogeda tahame ja minu meelest on hästi huvitav, et see on sattunud nagu tütarlaps kuldsest läänest, et see on ooper, et kui me alati mõtleme, et ooper on kuidagi väga elitaarne, inimesed seda näha ei taha, et siis see inimene, kes vaatab aasta jooksul 224 lavastust, et ooper on see nii-öelda väga tinglik teater, mis siia sellesse top 10-sse jõuab. Ja kui see projekt algas, et siis ma enda jaoks püstitasin sellise hüpoteesi, et inimene, kes peab vaatama ära Eestis kõik ühe aasta uued esietendused, siis ta ei viitsi vaadata neid 240 ühe vaheajaga draamasid ja komöödiaid, mida on ikkagi üsna palju ja mida tegelikult teevad ka tihti need väikesed teatrid, vaid et ta just silma jäävad sellised nagu pigem võib-olla neid piire või teatri piire nihutavad või täpselt nendel vahealadel nagu pesitsevad lavastused ja mulle tundub, et see minu hüpotees on osutunud tõeks.
kas ma võin natuke veel rääkida või? Et ma jälle tegelikult ise üldse rääkida ei taha, aga kuna ma olen suur teatripubliku austaja, et siis ma ikkagi sooviksin esitada veel mõned väljavõtted siis tema blogist ja tähelepanekutest Eesti teatripubliku kohta ja põhimõtteliselt sellega ma oma ettekandega lõpetan. Et minu märkmiku sissekandest 5 minutit enne etendust selle lavakujunduse järgi mulle tundub, et lavastus on rohkem elukogenud inimestele. Seejärel olid kurjad kommentaarid sellest, kuidas keegi oli vist pool päeva võileibakarbises olnud võileivaga sinna tulnud või näiteks inimesed, kes keskel istuvad, tulevad kõige viimasena ja poole tee peal veel leiavad ka oma sõbra reast eespool ja jutustavad ja kallistavad temaga, nühkides tagumiku vastu inimesi, kes ootavad, et ta juba rahuneks ja oma kohal maha istuks. Et siis veebruari algusest. Selle teatrikülastuse erilisus seisneb tegelikult hoopis milleski muus. Nimelt oli seekord publik märkimisväärselt halb. Etenduse jooksul helisesid telefonid 5 korda, pluss 1 vibrarežiimil. Keegi vanem naisterahvas hakkas lihtsalt vestlema. Ma ei tea, mis olid ta motiivid või vabandused. Võib-olla oli vanem inimene lihtsalt natuke haige. Seega siin midagi otseselt halvasti öelda ei tahagi. Kui tahan mainida, kui lugupidav suur osa publikust siiski oli vaatamata kõigele, eriti sellistele, kes otsustasid, et nende valjusosina kommentaaridest tunnevad kõik puudust, näiteks ajuvabad inimesed. Nii kuidas see suur osa publikust ikkagi leidis endast tahtejõudu ja ei pööranud kordagi ümber ega lausunud sõnaga oma naabrile. Imelised inimesed, kes püüdsid olukorda päästa oma vaikuse ja keskendumisega etendusele. Uus rubriik, lõhnad. Mis erinevaid huvitavaid lõhna oleme juba tundnud. Iirise kommid on üks populaarsemaid. Selle järgi tulevad igasugused suitsusingid vorstid, niisama võilevad kanapuljongid. Huvitavat tubakahaisu ei ole märganud. Uus avastus Kalevipoja publikust, atsetoon. Miks ja kust ei tea. Ja üks üsna uus kurb tähelepanek, et mida suursugus on teatrihoone, seda rohkem on külaliste seas ebameeldivaid inimesi. Ma oleks tahtnud iseloomustada neid võrreldes mõne räpase loomaga, kuid minu isikliku kogemuse järgi on loomad alati palju meeldivamad. Kõige naljakam on siiski üritavad ilusates riietes ja kõrgetel kingadel sirge selja juhka näoga kõndida ja mida rohkem nad üritavad, seda naljakamalt koperdavad. Muidugi juhtub koperdamist ka niisama ja minul endalgi isegi täiesti siredal pinnal. Tundub, et inimesed arvavad, et peavad olema natuke sirgemad ja elegantsemad, kui nad tegelikult on ja siis feilivad. Ma usun, et ei pea. Ma usun, et ka suures ilusas majas võib tunda mugavalt pressimata all oma tõelist olemust. Laste etendused on minu jaoks eriline sündmus energeetilisel tasemel. Seekord juhtusin istuma vahekäigu äärde, üks koht oli minu kõrval vaba, siis istus väike üliarmas tüdruk ja tema kõrval oli ta vanaema. Vanaema püüdis tüdrukut hoida pingil rahus, millega oli ilmselt keeruline hakkama saada. Vaheajal küsis tüdruk minu käest, kas etendus jätkub. Vastasin, et jah, muidugi. Siis nägin vanaema pilku, mis väljendas maksimaalselt pettumust. Ma mõistan ta ebamugavust, kuid tüdrukule ei saa seda kuidagi pahaks panna. Ta oli nii haaratud etendusest, vahepeal näitles kaasa. Alati naeris, kui oli naljakoht ja kui oli kurb, oli tema kurb. Minu väike koopia. Teise vaatuse ajalistust ta minu kõrvalisele tühjal pingile, seejärel seisis minu ette ja läks vahekäiku seisma, et kõike näha. Ta oli pisike ja teiste kuklaid vaadata, ta nõus ei olnud. Ma tahaksin mõnikord istuda Draamateatri rõdu kõige lähemal kohal lavale, et oleks võimalikult suur ülevaade inimeste nägudest. Selja tagant vaadates tunduvad kõik olevat nii mõistvad ja kohal peal olevad. Igasuguse lugupidamise juures tekib küsimus, kui igav on inimeste elu, kes selle üle vabatahtlikult naeravad. Kui mitte vabatahtlikud, siis väga huvitav, mis sunnib neid. Ja siin on üks jutt, mis ei ole nagu seotud ühegi lavastusega, aga mille ta siis detsembri alguses lihtsalt oma blogisse sinna üles pani. Ja ma arvan, et sellega ma lõpetangi, et nii nagu ühiskondki paneb suurem osa meie praegusest teatrist indiviidid passiivsesse rolli, kinkides vahepeal mõninga naudingu näiteks mõistmisest, et näed, ma polegi ainuke niisugune värdjas. Seda on juba lausa jäädvustatud suhestumine. Või siis näiteks kavaldades publikut tundma, just kui me ise oleme miskit lahti tõlgendanud ja sügavama tähenduse leidnud mõnest ilusast kujundist, mis samuti tõstab eneseväärikuse illusiooni. Mis mõte on lõputul omasaba tagajamisel, milleks süüa justkui vihatud koerale ette sõdetavat poolmädanenud illusiooni. Lava, see on kõikehõlvav mänguplats, kus saab lapse moodi ehk hirmudega iseennast tagasi hoidmata, väljendada tundeid, kas enda omasid või püüdlustega mõista keegi teine. Inimesed kardavad vaid olla halvad, valed, vastuvõetamatud, mahajäetud, isoleeritud. Kas pole mäng see parim koht, läbi mille ühendada kõik me hirmud ja punuda neist ühtne särav päiksekiir.
vaid tuginedes üksteisele saame toetada teineteist ja ainult toetades teineteist saamegi üksteisele tugineda. Armas publik, sa oled väärtuslik. Et see on minu poolt kõik, aitäh!